Tervist! Aitäh, Allan, väga toreda sissejuhatuse eest, et nagu siin Allan mainis, siis eks ta on selline tänapäeva ühiskonna koomikute stand-up roll, et publikut ei ole ja keegi ei naera ja keegi ei plaksuta, aga samal ajal jätab see sellise hea tunde endale, et kui keegi ka vastu ei protesteeri, see on järelikult kõik hästi. Tere jah, ma olen siis Digiriigi tehnoloogiate juht ja me MKM-i poole pealt siis üritame koordineerida kogu selle digiriigi poliitikat ja milliseid süsteeme me teeme, millistele põhimõtetele need vastama nagu peaksid. Ja Kubernetes mängib seal hästi palju nagu rolli. Ma räägiksin natukene siis sellest, Kubernetes ja digiriigi järgmine generatsioon. Kuidas need omavahel saaksid teineteist nagu toetada ja kuidas me jõuame tegelikult selle järgmise hüppelise sammuni, kust me täna tegelikult nii minu hinnangul kui ka paljude teiste ekspertide hinnangul oleme veel natukene ajast nagu maas. Aga meil on hästi palju positiivseid näiteid, et me liigume õiges suunas. Mainiks siis esimese asja nagu seda, et pilv on juba siin. Ma ei hakka rääkima sellest, et me peaksime minema pilve. See on juba nagu teada tuntud. Me lihtsalt ei ole veel sellises mahus pilves, nagu me tahaksime, et me oleks. Pilv on juba siin, pilv on ennast juba tõestanud. Docker on meil juba ka 7 aastat nagu vana, et 6 aastat on siin juba nagu Kubernetes ja selles mõttes, et see on juba tõestanud tehnoloogia. Ta veel hästi kiiresti areneb, hästi paljud asjad nagu veel muutuvad. Aga on juba teada, et see on see suund, kuhu me nagu liigume, kuidas me peaksime nagu infosüsteeme üles ehitama selleks, et meie väikene riik jääks ka nagu jätkusuutlikult nagu toimuma olukorras, kus raha ei ole nii palju, kui tegelikult nagu tahaks. Selles mõttes me oleme juba kindlasti nagu pilve suunas nagu liikuma, et selles põhimõttes enam keegi ei kahtle. Aga ma mainiksin ühte sellist nagu pilti siin tegelikult, mis siis räägib sellest, et mis on need sellised fundamentaalsed kihid täna meil digiriigis, abstraktsel tasemel. Meil on kõige üleval on meil tegelikult siis selline kommunikatsiooni ja selline digiriigi veebiportaal, mis on siis nagu see Single Digital Gateway Euroopa mõttes, kus on siis nagu Eesti.ee. Seal me peame tegema väikse muudatuse, et see kollane kast tegelikult ütleb see, mis meil täna on ja roheline ütleb see, mida me tahame sinna juurde. Me tahaksime sinna juurde digitaalseid assistente, virtuaalseid assistente, bürokratt on see visioon, millest me oleme nagu hästi palju rääkinud, et kui keegi ei ole sellest kuulnud, vaadake veebilehte kratid.ee. Seal on hästi palju nagu informatsiooni nii sellest visioonist kui ka siis sellega seotud lisamaterjalidest, kuhu me tegelikult nagu tahame jõuda. Teine kiht on meil siis valitsuse ja üldse nagu riigi teenused, kodanikele, erasektorile kaasa arvatud. Täna on hästi palju need silostunud, et kui te nagu teate, et tegelikult, et te teenust saaksite, siis mitmed teenused eeldavad, et te võtate ühendust mitme erineva ametiga, mitme erineva ministeeriumiga, mitme erineva asutusega. Tegelikult me tahame seda kõike ka nagu kokku koondada ja paremini koosvõimeliseks teha. See on hästi tähtis ja seal me tegeleme sellise asjaga nagu proaktiivsed sündmusteenused. Kui teiega juhtub midagi, siis te tegelikult see kontaktsuhtlus riigiga ei oleks katkev ja ei pea olema lõhestatud erinevate osapoolte vahel. Ja kõige alumine kiht on siis tehnoloogia arhitektuur, kus meil täna on teadaolevalt väga tuntud XT-põhine andmevahetus ja hästi palju monoliitset arhitektuuri, hästi palju suuri süsteeme, osad, mis istuvad kellegi laual, osad, mis istuvad andmekeskustes, aga ühe suure purgina. Seal on vaja teha väikene hüpe nii-öelda mikroteenuste, autonoomsete teenuste arhitektuuri poole, mida me saaksime rohkem taaskasutada, mida me saaksime paremini skaleerida, paremini ka lõpuks siis nagu hinnastada. Ja muidugi ka järgmine versioon XT-st. Need on nagu need 3 kihti, mis meil abstraktsel tasemel täna on ja mis kõik vajavad adresseerimist. Ja ma räägin natukene siis nagu sellest, et kus kohas saab aidata meid pilv ja kus kohas saab meid aidata tegelikult nii-öelda Dockeri põhine tegelikult platform as a service teenused. See on meie klassikaline infosüsteem digiriigis. See on monoliit, hästi jälle lihtne pilt, Üleval on meeletus koguses mingisugust kasutajaliidese komponent ehitatud, väga keerulise back-end loogika otsa, nad on enamasti samas koodibaasis ja nad kõik istuvad veel väga suure nii-öelda andmebaasi otsas, tihti Oracle andmebaasi otsas. Nad on kõik tihedalt omavahel nagu seotud. See on, ütleme selline, et kui keegi võtab selle tarkvara ja ütleb, et nüüd me läheme sellega nagu pilve, siis süsteemi administraatorid, DevOps insenerid kohe hakkavad pead valutama, ütlevad, no metsa küll, mida me nüüd hakkame tegema. See on selline olukord, kus me oleme täna hästi paljude infosüsteemidega.
selliseid infosüsteeme nii palju, kui meie MKM-i poole pealt nagu saame, me enam ei tahaks võimendada, me ei tahaks, et neid nagu riigis nagu tekiks. Me tahaksime, et meil oleks komponendid rohkem taaskasutatavad. See tähendab siis tegelikult seda, et me tahaksime, et need domeenid oleksid niimoodi autonoomselt tükkidena läbi mõeldud, et me saaks neid taaskasutada. Erisus tekib täna nagu selles, et öeldakse, et aga me oleme erilised. Me teeme midagi teistmoodi teha. Et meie ei ole samasugune nagu see teine amet või see teine ministeerium. Et me tahame täpselt nii ja tänu sellele erisusele keegi ei taha seda tükki uuesti kasutada. Siis nad teevad uuesti nullist. Jeff Bezos mõistis seda Amazonis juba, ütleme nüüd, mis on varsti juba 20 aastat tagasi, et niimoodi ei saa ja tuleb teha asju nii-öelda teenusele orienteeritud arhitektuuri põhimõttel, et me peame läbi mõtlema selle, et meil on need domeenid eraldatud, aga standardiseeritud omavahel API-liidestega. See on juba samm õiges suunas. Me oleme ka digiriigis teinud mitmeid nagu infosüsteemi juba täna sellisel põhimõttel, et see teenusele orienteeritus on juba väga-väga hea samm nagu edasi ja see on juba ka natukene paremini skaleeritav nii-öelda kui see monoliitne rakendus. Aga see pole ka 100% veel päris see. Ja kuhu me tegelikult nagu tahaksime jõuda, on midagi nagu siis sellist, kus meil on tegelikult tegu autonoomsete mikroteenustega, mis suhtlevad omavahel läbi sõnumiruumide. Näiteks Kafka, näiteks Rabbit. Et me lükkaks need komponendid omavahel suhtlema umbes samamoodi, nagu inimesed omavahel suhtlevad. Et inimesed reageerivad sõnumitele, inimesed reageerivad signaalidele, eks? Ja need signaalid ja sõnumid on standardiseeritud. Ma räägin eesti keelt praegu, ja kõik teie saate sellest aru, sest meil eksisteerib standard, kommunikatsioonistandard, kuidas me suhtleme. Aga me oleme kõik erilised, me oleme kõik natuke teistsugused, me teeme natuke kõik erinevat nagu tööd. Aga me suudame omavahel nagu suhelda. Ja selleks, et me saaksime koostööd teha, me ei pea olema kokku pandud. Me saame olla ka eraldi ja lihtsalt läbi suhtlemise enda probleeme nagu ära lahendada. Et me proovime sinnapoole nagu hästi minna. Sellest räägime natukene hiljem ka veel. Ma tahaks rääkida nüüd muidugi veel täpsemalt sellest, et mis on nagu need digiriigi ootused ja CFR. CFR tuleb Sam Newmani terminoloogiast Cross-Functional Requirements. Et ma isiklikult tahaksin ära tappa kasutuse sellise sõna nagu mittefunktsionaalsed nõuded, sellepärast nad jätavad vale mulje. Igasugune nõue tegelikult peaks olema ikkagi ka seotud mingisuguse ärilise nõudega. Et isegi nagu see, et kas süsteem on nagu üleval või kas süsteemi nagu logitakse. Sellel on äriline väärtus olemas ja Sam Newman ütles selle kohta just seda sama, et kui me ütleme mittefunktsionaalsed nõuded ja läheme siis nii-öelda äriarhitektiga sellest rääkima või lähemegi nagu juhtkonda, ütleme, et meil on vaja raha selliseks asjadeks ja ütleme, need on mittefunktsionaalsed, siis need sellele teisele lauapoolele tunduvad nagu vähem tähtsad. Me tegelikult peaksime defineerima neid kui ristfunktsionaalseid nõudeid. Nad on osaliselt tehnilised, nad osaliselt räägivad sellest, kuidas me midagi teeme, aga samal ajal räägivad ka sellest, nagu mida me teeme. Ja meil on tegelikult nüüd eelmisel aastal digiriigis arhitektuurinõukogus, mis on siis haldusalade vaheline kogenud arhitektid tulevad kokku ja arutavad, kuidas ja mis põhimõtetel me peaksime digiriigis asju tegema, kokku leppinud siis digiriigi ristfunktsionaalsed nõuded. Need on olemas täna koodivaramus, selle lingi ma annan ka lõpus, et neid saab seal nagu uurida, aga ma tooksin nendest mõned välja, mis on väga relevantsed, mis puudutab nagu Kubernetest ja pilverakendusi. Esimene nendest siin on siis see, et rakendused on disainitud ja arendatud domeenist juhinduva disaini, ehk domain-driven design ja mikroteenuste arhitektuuri põhimõtteid järgides. See on selline väga nagu ka natukene nagu abstraktne ootus täna, aga me oleme tajunud seda, et seda tehakse liiga vähe. Et tegelikult domeenist juhinduv disain, mis on juba eriti vana teema, eriti vana on ka relevantne, aga ütleme, minu jaoks tundub olevat juba hästi kaua leierdatud asi. Erik Evansi poolt, suured raamatud on sellest välja antud, hästi palju materjali internetis selle poolt, aga tegelikult ma ei näe, et piisavalt palju süsteemi disainitaks lähtudes domain-driven disainist. Et liiga vähe disainitakse süsteeme nende rollide ja domeenide spetsiifikast lähtuvalt, mis annaks siis võimaluse tegelikult neid rolle eraldada ja läbi selle eraldada süsteeme. Et üks mu lemmik tsitaat, mida ma väga mitmes kohas kordan, on see, et hea tehnoloogia ei parenda halba äriprotsessi. Et sa jõuaksid hea tehnoloogiani ja hea arhitektuurini, sul peab olema äriprotsess hästi läbimõeldud. Ja teil inseneridena on, ma ütleks, see, ma panen teile südamele, see on teie kohustus olla piisavalt palju äripoole ja ärivajadustega tegelevate inimeste läheduses ja rääkida nendele nendest samadest põhimõtetest. Sellepärast, et kui need kaks kihti omavahel hästi koostööd ei tee, siis ei teki sealt järgmisi suuri gigant startup'e, järgmisi suuri iPhone või järgmist Nokiat nii-öelda. Et see on hästi tähtis asi, et need kaks kihti peavad omavahel koostööd tegema. Et hea tehnoloogia, te võite palgata parima tehnoloogi, aga kui äri seda ei mõista, siis see asi ei tööta täpselt samamoodi ka vastupidi.
Siin on veel paar sellist lisasoovitust, mis on siin juures, mida ma lihtsalt ei hakka nagu väga põhjalikult siin nagu üle käima, aga mis on, käivad selle sama ristfunktsionaalse ühe sellise nõude juurde lisasoovitusena, et komponendid suhtleksid omavahel läbi siis asünkroonse sõnumivahetuse, läbi siis sõnumiruumide, või siis teine lisasoovitus on see, et süsteemi arhitektuur peab olema ehitatud kujul, mis võimaldab nii selle tehnoloogia migratsiooni kui ka paindlikkust edasises arenduses, viidates Conway seadusele. Ja lisaks on ka lisasoovitus, et rakendus peab olema väliste süsteemide tõrgete suhtes vastupanuvõimeline, ehk siis resilient. Et kui süsteemid kukuvad maha, teie süsteem ei tohiks kukkuda maha. Et kui te ütlete, et teie süsteemis on hästi palju sõltuvusi ja seoseid, siis tegelikult need sõltuvused ja seosed peaksid olema ikkagi hallatud. Et kui ehitada süsteem niimoodi, et ta arvab, et maailm on kogu aeg perfektne, siis on juba tehtud viga algusest peale. Teine hästi huvitav ja selline natukene vastuoluline asi, mis me digiriigis oli see, et me aastaid juba rääkisime, 2 aastat, 3, rääkisime sellest, et rakendused, mis digiriigis ehitatakse, peavad olema pilvekõlbulikud. Aga kuskil ei olnud ära defineeritud, mida see tähendab. Me oleme korraldanud neid üritusi ka nagu siin, me oleme korraldanud neid üritusi igal pool mujal, erinevates meeting-ruumides oleme nendest nagu rääkinud, et mida tähendab siis nagu see pilvekõlbulik. Kõik noogutavad, me teeme pilvekõlbulikult, kuskil ei ole ära defineeritud, mida digiriik mõtleb. Ja siis me arhitektidega digiriigis arutasime seda ja leidsime 4 asja. Ma mainin, miks on need 4, aga see on peamine põhjus on sellepärast, et kui me paneksime 12, mis puudutab seda 12 faktorilit, et kui me paneksime need 12, siis me jõuaks sinna. Sellepärast need 12 on ideaal. Et head nõuded on sellised, mis ütlevad sulle, et see on meie alampiir, siit me ei tohi allapoole langeda. Et me peame vähemalt selle miinimumi ära tagama, et siit me saame kasvada, me võime siit teha idealistlike süsteemi edasi. Aga see on alampiir, me ei tohi siit allapoole kukkuda. Ja need 4 tükki, mis me ütlesime, et siit allapoole ei tohiks kukkuda, esimesed 3 nendest on domineerivalt pilvespetsiifilised, 4 vähem. Aga esimene on siis see, et rakendus on skriptiga paigaldatav ning paigaldamine ja taastamine toimub automatiseeritava skripti käivitamisega. Teine, rakendus koosneb mitmest sõltumatust instantsist. 3, rakendus on automaatselt skaleeritav ja vajadusel kõrgkäideldav 2 asukoha vahel. Ja siis 4. me panime sinna juurde, kuigi ta otseselt ei ole lahendatud puhtalt baasplatvormide poolt, aga oli see, et rakenduse andmed on varundatavad ja varundatud. Et meie ootus on tegelikult iga digiriigi arendusele on see, et ta vastaks nendele 4 tingimusele. Et igasugused hanked, mis nagu tulevad, igasugused süsteemid, mida me nagu ehitame, et kui ei ole mingit väga mõjuvat põhjust nagu teisiti, siis ta peaks vastama nendele 4. Siis me tagame ära selle, et asi oleks meil digiriigi mõttes nagu jätkusuutlik ja pilvekõlbulik. Paar asja on siin lisasoovitusena ka mainitud, on näiteks see, et rakenduse enda mälus või failisüsteemides talletatakse maksimaalselt käimasoleva päringu andmeid, või siis on lisasoovitus, et teenus suudab püsti jääda või end täisfunktsionaalselt taastada ka Chaos Monkey eksperimenteeritavuse tulemusel. Ja siis kõige viimasena on lisasoovitus on siis see etalon ideaal on see 12-faktorilised rakendused. Et kui keegi teist siin kuulajatest, ma arvan, et teil on vähe, aga kui te ei ole uurinud nagu seda, mis see 12 faktorit on, kindlasti soovitan, teil on sellest kasu. Ta jääb natukene idealistlikuks, ta on natukene väga perfektne maailm, aga kui ehitada rakendus ja suuta tagada need 12 faktorit, siis pilvekõlbulikkus peaks olema nagu põhimõtteliselt nohu, et sellega peaksid kõik hakkama saama. Ma panen siia veel mõned punktid, mis ka meil puudutavad pilvekõlbulikkust ühel või teisel tasemel. Ma ei hakka neid ette lugema, et ma jätan nad siia ette, et põhimõtteliselt saab neid siis ka uurida sellest samast digiriigi ristfunktsionaalsete nõuete dokumendist, et seal on need nagu kajastatud, seal on ka mingisugused lisaselgitused olemas, et need põhimõtted on ka sellised, mille vastu me valideerime järgmisi digiriigi arendusi. Tänaseks ei ole meil need kohustused, kõik need, mis ma siin mainisin eelmisel 2 slaidil ja nüüd praegu, aga enamus nendest on ootused, mis tähendab seda, et jätkuvalt, kui ei ole mõjuvat põhjust teisiti, siis me tahaksime selliseid süsteeme nagu näha, me seame neid rahastustingimusteks ja me valideerime, et need asjad niimoodi nagu juhtuks. Me peame selle sammu nagu tegema, sellepärast, et riigi rahakott ei ole meil meeletu. Me peame tegema otsuseid, mis võimaldavad meil olla optimaalsemad. Siis ma viitaksin sellisele asjale nagu Next Generation Digital Government Architecture dokument. Ma annan selle kohta ka lõpus lingi. Kui seda on levitatud juba paar kuud,
et see on selline kokku pandud umbes aasta-pooleteist töö tulemus erinevate teiste digiriigi arhitektidega ja erinevate selliste mõtteliidritega meil siin digiriigis, et mis põhimõtteid oleks meil nagu vaja jälgida digiriigi järgmises tehnoloogia arhitektuuris selleks, et me suudaksime realiseerida paremaid e-teenuseid, just selle sama virtuaalassistendi, just selle samade silode elimineerimise ja nende nagu minimeerimise, eks, et seda ma kindlasti nagu soovitan uurida, lugeda, sellest oli ka Algorütmi podcast, natukene mainis sealt teatud nagu punkte, et kui keegi tahab nagu igaks juhuks kuulda, et millest äkki see dokument veel nagu räägib, et siis võib seda kuulata, et seal on natuke selle kohta nagu infot veel. Et see on kindlasti nagu soovitatav ja need paar slaidi, mida ma siin eelnevalt kajastasin, need pärinevad ka sellest samast dokumendist ja annavad rohkem tausta. Tulen tagasi selle juurde, et pilv on juba siin. Katseta, proovi, ebaõnnestu. See on, kui teil seda ei lubata, teie organisatsioonis te tajute, et seda ei lubata, lööge häirekella. Et see on igal juhul nagu mõistlik on katsetada, igal juhul on mõistlik proovida, igal juhul on mõistlik ebaõnnestuda. Sest läbi selle te vaatate, et kus kohas teil asjad nagu lähevad hästi, kus asjad teil lähevad nagu halvasti. Et igasuguse uue tehnoloogia kasutuselevõtt tähendab seda, et see ei ole mugav. See on umbes nagu lapsed, kes üles kasvavad, proovivad uusi asju. Et aeg-ajalt nad saavad haiget, aga nad õpivad sellest. Eks see on täpselt samamoodi nagu tehnoloogia mõttes. Et see nüüd ei tähenda seda, et me peaksime tegema uue süsteemi ja kohe absoluutselt kõik põhimõtted arvesse võtma ja tegema aastaid arendust ja lootma, et sellest midagi hästi välja tuleb. Et ütleme, et kogu Kubernetese maailm ja kogu ka agiilse arenduse maailm räägib nagu sellest, et me suudaksime tekitada olukordi, kus me ebaõnnestume, aga võimalikult väikses mastaabis, niimoodi, et riskid oleksid nagu maandatud ja valu oleks siis väiksem. Ja näita teed, et digiriigis eksisteerib meil see sama mõte, et me üritame võimendada seda, et meil oleks katsetamist, proovimist ja ebaõnnestumist. Ja et oleks meil seda, et meil oleks inimesi, kes näitavad teed, nii erasektoris kui ka avalikus sektoris. Et teie, kes te olete siia ka nagu kogunenud, et teil on see võimalus. Teil on see võimalus võtta need otsad kinni, katsetada, proovida, ebaõnnestuda ja iseenda organisatsioonile öelda, et kuule, vaadake, me tegime seda päris hästi ja see oli nagu väga okei. Et minust järgmine esineja on Martin Õunap, et tema on üks nendest, kes on tegelikult meie teenäitaja. Et tema oli ka olukorras, kus põhimõtteliselt me andsime talle võimaluse katsetada, proovida, ebaõnnestuda ja nüüd ta näitab teed ja näitab teile teed kohe ka peale mind. Et minu poolt praegu siis aitäh, et ma annan siia oma kontaktinfo, et kui keegi tahab minuga arutada, ma hea meelega tulen erinevate inimestega kohvidele, et arutada neid samu küsimusi põhjalikumalt ja panin siia ka paar linki. Üks on siis ristfunktsionaalsete nõuete link ja teine on siis dokument, mis käsitleb seda digiriigi järgmist generatsiooni ja arhitektuuri. Aitäh teile! Teen teie kõigi eest. Aga mul siin vahepeal kõrvalt jälgides siis panin tähele, et meil veel chat otseselt ei tööta, nii et seal on üks märk raise your hand, et seda vajutades siis teoreetiliselt on võimalik teile sõna anda. Aga kuna chati polnud ja küsimusi ilmselt oli, aga ei saanud esitada, siis ma küsin Kristo ise sinu käest, et kui Kubernetes tuli siin avalikkuse ette 2014, et millal sina pilvenduse ja selle maailmaga kokku puutusid? See oli enne kui ma tulin MKM-i, enne kui ma tulin tegelikult enne seda SMIT-i, Bigbangas puutusime sellega hästi palju nagu kokku, et Docker tuli seal meil mängumaaks. Ja see me tegime täpselt samamoodi, et me võtsime eesmärgiks siis selle, et esiteks ma võitlesin välja endale põhimõtteliselt hästi kalli meeskonna, kes hakkaks katsetama, et me teeksime nagu siis Dockeri peale põhimõtteliselt konteineriseeritud API-de lahendust. Ja siis me puutusime sellega esimest korda nagu kokku, et see on hästi palju muutunud sellest ajast, et see oli ka nüüd ju mõned aastad nagu tagasi, et seda arengut on huvitav nagu jälgida, aga juba siis oli see katsetamine seda väärt, et juba siis oli nagu näha, et tegelikult ju nii võiks ja tegelikult kui sa juba sinna lähed, see tegelikult ei taha nagu tagasi minna ja erinevalt näiteks Amazonist, et kui sa Amazoni kõik asjad nagu paned, siis sa ei taha sealt nagu lahkuda, et siis ei ole sul sellist ärilist sõltuvust nagu ka, et sa võid ju oma Kubernetes ja sa võid oma Dockerid igale poole mujale kolida, et nüüd sa oled selle praktikasse nagu armunud. Et ma ise ei kujutaks ette tänapäeval vähemalt kõike praegu arvestades, et me üldse teistmoodi peaksime neid süsteeme üles ehitama. Ja ma siin tunnistan ausalt, ma ei ole Kristoga neid küsimusi kokku leppinud, ma nüüd panen teda ebamugavasse olukorda, aga kui sa alustasid, mis oli see viga näiteks, mida sa nüüd tagantjärgi oma noorele endale ütleksid, et
vaata, kui sa alustad, ära seda tee või ära nii tee, et meenub sul mingi selline asi? Jaa, neid on olnud isegi rohkem kui nagu korra ja mul ei ole häbi nendest asjadest rääkida, sellepärast et ebaõnnestumise lood on alati nagu mõistlikud, et me tegime ka alguses igasuguseid süsteeme niimoodi, et me ikkagi hoidsime seda süsteemi olekut ja hoiakut, hoidsime nendes konteinerites, et see tekitas ikkagi ootamatuid probleeme, sest ühel hetkel suunati päring teise konteineri suunas ja siis enam seda informatsiooni seal ei olnud, et me küll teadsime, et see põhimõte on nagu olemas, aga kuna teatud praktikad vanakooli arendusest olid üle kandunud ja mingid asjad talletati erinevates sessioonides, siis seal tekkis ikkagi nagu probleeme ja me ajasime ikkagi mingisugune paar nädalat taga nagu seda, et miks see süsteem lihtsalt teatud suvalistel hetkedel nagu ei tööta, sellepärast sellest oli mitu instantsi, aga üks nendest otsustas kasutada teist sessiooni.